oma emotsioonid, me tegelikult vaja asjad ei meeldi. Head volikogu liikmed, alustame meie tänase istungiga. Kas on keegi, kes soovib esineda sõnavõtuga, esitada arupärimise? Ei ole, valimist on läbi, see on väga teretulnud. Siis liigume päevakorra juurde. Päevakord on teile välja jagatud. Kas on? Kakskümmend 4 poolt, kes on vastu, erapooletuid. Sellega on tänane päevakord. Ja alustame siis päevakorra menetlemisega. Ja palun. Eelnõu number 1. Pärnu linna teenetemärkide andmine. Volikogu esimees Andrei Korobeinikule. Ja täna on siis esimese päevakorrapunktiks Pärnu linna teenetemärkide andmine, mis on Pärnu linnavolikogu pädevuses. Ja Pärnu linnavolikogu eesseisus on teinud ettepaneku anda Pärnu linna teenetemärk aastal 2015 järgmistele isikutele. Heli Kallasmaa pikaajaliselt ja tulemusliku töö eest rahvakultuuri edendajana. Siia Toobal eduka ja tulemusliku matemaatika õpetamise eest. Aleksandr Tenzo Gustav Fabergé nime ja loomingu tutvustamise ning tema ehk siis Fabergé monumenti kinkimise eest. Stuart Chalmers Shalomi lastemaja toetamise eest. Tiit Term kaaluka panuse eest laste ja noorte huvihariduse edenemisel Pärnus. Ja Kadri-Liina Vahula noorte nõustamisteenuse arendamise ja pakkumise eest ning naiste ja laste kliiniku meditsiiniteenuste ja ravimeetodite arendamise eest. Kokku siis 6 inimest. Ja üleandmine siis toimuks Pärnu linnapäeval. Aleksandr Tenso puhul loodetavasti Pärnu muuseumis. See on siis ettepanek Pärnu linnavolikogule. Kas on küsimusi, ettepanekud selle päevakorrapunkti osas? Tundub, et ei ole. Vabandust. Selle eelnõu hääletust, et kes on selle vastuvõtmise poolt paluks käega märkida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Kas see on keegi erapooletud? Kas keegi on vastu? Ei ole. Eelnõu on vastu võetud. Liigume päevakorraga edasi. Päevakorra teine punkt on Pärnu linnavolikogu pöördumine Sotsiaalministeeriumi poole Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskuse toetuseks. Palun ettekannega sotsiaalkomisjoni esimehe Krista Nõmm, palun.
Aitäh! Hea volikogu eesteisus ja juhatus, volikogu liikmed, valitsus ja külalised. Pärnumaal, ehk siis Pärnus Ristiku tänaval, Pärnu haigla ruumides on alates 2014. aasta jaanuarist tegutsenud Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervisekeskus. Ja selle tervisekeskuse teenused on siis suunatud probleemikeskusele sekkumisele ja psühhiaatriliste häirevälja kujunemise ennetamisele. Et eelmine aasta sai abi 199 last pluss nende pered ja lähedased. Ja see keskus on saanud alguse Norra finants rahastuse poolt rahvatervise programmi raames ja paraku projektist saadav raha saab läbi 2015 aasta lõpuga. Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskus on teinud pöördumise Sotsiaalministeeriumi poole, sotsiaalkaitseministri poole, et selline keskus peaks jätkuma ning rahastust peaks tulema siis riigieelarveliste vahenditest. Ja meie sotsiaalkomisjoni liikmed oleme samamoodi päri sellega, et selline keskus peab Pärnus ja Pärnumaal olema ja me toetame oma pöördumisega Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskuse toetuskirja sellise rahastuse saamisele. Et kõik materjalid on teil olemas, ka kiri, mis on teinud siis Pärnumaa vaimse noorte tervisekeskus, nii et ootan küsimusi. Aitäh, see on lühidalt kõik. Küsiks üle, et kas see on kooskõlastatud Pärnu haiglaga, et nemad on kursis, et see toetuskiri läheb välja? Ja on küll, et me ju selles sotsiaalkomisjonis nagu ka arutasime, too hetkel me muidugi ei teadnud, et nad selle kiri millal tuleb, aga juba siis projektijuht Toomas Kask ütles, et nad ka ise pöörduvad sellise kirjaga. Ma ei ole veel materjali lahti saanud, aga kes on kirjutanud alla vaimse tervise keskuse pöördumisele? Urmas Sula. Ma tahtsin tähelepanu, et see ei ole keskuse initsiatiiv, vaid meie tänane sotsiaalminister käis Pärnu haiglas ja palus, et haigla selle ettepaneku teinud. See on haigla kiri, mitte vaimse tervise keskuse kiri ja vaimse tervise keskus ei ole tegelikult mitte paar ruumi Ristiku tänaval, et see on tegelikult kogu sotsiaalvõrgustik, mis puudutab nii koole, politseid, linnavalitsus ja see on need inimesi on päris palju. Muidugi initsiatiiv on õige. Väga hea, et ma just tahtsin pakkuda võimalust sõnavõtuga esineda, aga ma saan aru, et see ei ole enam aktuaalne. Nii, kas on veel küsimusi ettekandjal? Küsimusi ei ole. Kas keegi tahab võtta sõna sama päevakorrapunkti raames? Ei soovi. Järelikult paneme päevakorrapunkti hääletusele. Kes on selle poolt, et toetada Pärnu linnavolikogu pöördumine Sotsiaalministeeriumi poole antud küsimuses? Palun andke käega märku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kes on vastu, palun andke käega märku. Erapooletuid? Ei ole. Sellega on päevakorrapunkt vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on Pärnu linna 2015 aasta esimene liisaeelarve. Palun ettekannega abilinnapea Meelis Kukk. Tere päevast, austatud volikogu juhatus. Pärnu linnavalitsus toob käesoleval aastal lisaeelarve volikogu saali kuu varem kui seniselt. Seda põhjusel, et eelarve kasutajatel jääks senisest enam piisavalt aega nende muutuste realiseerimiseks, sest see on iga-aastane teema, kui lõpeb aasta, siis jäägid, mis jäävad asutustel ja linnavalitsuse struktuuriüksustel on soliidsed. Näiteks 2014. aastal see number oli
ligi 1,3 miljonit. Selle lisaeelarvega põhitegevuse tulud suurenevad 1,37 miljonit, investeeringutoetused 1,16 miljonit ehk kokku eelarve summaarne maht suureneb 2,5 miljonit. Kulud põhitegevuskulude osas saavad katte 1,2 miljoni osas, varade soetus saab katte 3,4 miljoni osas ja neid kaht numbrit osaliselt kompenseerib nõuete ja kohustuste muutus 0,82 miljoni osas, aga summaarselt kulude katte kasv lisaeelarvega on 3,8 miljonit. Summad on päris korralikud ehk suuremad kui mõnel väikevallal aasta eelarve. Siis need olulised momendid eelarve juures. Eelarve kassaline jääk vastuvõtmise järgselt jääb nii, nagu ta oli eelarvet koostades kavandatud, 581 000, see annab piisava likviidsuse ja piisava tagatise ootamatusteks olukordadeks. Reservfond, mida me oleme kasutanud erakordsete kulude katmiseks, see oli aasta algul 180 000, esimeste kuudega on väljaminek 24 500 ehk jääk järgnevateks perioodideks sel aastal on üle 155 000. Siis võlakoormuse näitaja, see oli eelarvestrateegia järgselt kavandatud tasemel veidi üle 54%, nüüd selle lisaeelarve järgselt oleks 52,12%, sest tulud ju kasvasid, aga laenujääk 23,5 miljonit, see jääb samaks. Eelarve käsitlemisel komisjonides oli ridamisi küsimusi ja majanduskomisjonis tõstatus ka probleem, et kas see eelarve on kõlbulik, et suunata siia saali, nimelt, et kas ta vastab seadusandluse regulatsioonidele. Nii nagu ma komisjonis vastasin, vastan ka teile täie vastutustunde juures, et eelarve vastab 100% seadusandluse poolt püstitatud nõuetele ja see seadus, mis reguleerib ühe omavalitsuse eelarve koostamist ja koosseisu, on kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seadus. Ja kes eelarvet vaatas, siis tegelikult lisaeelarve ju järgib üks-üheselt põhieelarve liigendatust. Ja seadus annab ette nii-öelda minimaalse detailsuse. Meie eelarve on oluliselt detailsem, kui seda seadus käsitleb või nõuab. Ja seesama probleemkoht, mis tekkis, oli haridusvaldkonna üldine jaotamata jääk ehk 204 740 eurot. See on tõepoolest haridusasutuste investeerimisvahendite jääk ja finantsteenistus on andnud haridusasutustele teada nende jääkide suuruse koos jääkide jaotamise tingimustega, et 20% sellest jäägist läheks põhitegevuskuludeks ja 80% investeeringuteks. Ja investeeringute juures on veel selline märkus, et kui haridusasutus ei näe seda investeerimisvajadust, siis see koondatakse ja tsentraliseeritakse ja tehakse ühiselt ühed või teised toimikud. Ja selline praktika on ennast õigustanud, et tuletame meelde kas või tuletõrkesektsioonide rajamist haridusasutustes, tuletame meelde tuletõrje signalisatsioonide rajamist
või lasteaedades magamiskomplektide soetamist. See kõik on olnud tsentraliseeritud vahendite arvel ja lõplik jaotus on siis, kui on saabunud selgus, palju ühele või teisele asutusele kulu täpselt tuleb. Ja see tähendab seda, et raamatupidamislikult sellele kulule antakse projekti tunnus, mis seob konkreetse kulukoha konkreetse numbriga. Ja see selline eelarve siis detailne sidumine leiab aset 2 lugemise vahel. Sellesama jutuks oleva 204 000 kohta on haridusasutustest tulnud taotlusi tänaseks ligi 50 000 osas. Aga see on igapäevane töö, igapäevane tegevus, seda tööd tehakse, nii et kui me kuu aja pärast oleme siin volikogus eelarvet teiseks lugemiseks ehk kinnitamiseks esitama, siis kõik need detaili täpsused on saavutatud. Aitäh! Suur tänu! Kas ettekandjal on küsimusi? Ja palun, Peeter. Aitäh! Lugupeetud abilinnapea, ma ka komisjonis küsisin, aga leidsin, ma tahaksin ka suure saali vastatud. Ma olen olnud inkubaatori sünni ja tema pääbumise juures ja see teeb mind väga ettevaatuks. Nüüd on lisandunud veel üks inkubaator ja veel üks mõiste on startup ja eelarves on ta 11 000 euroga sisse kirjutatud. Kui ta mõni täpselt on kirjutatud, äkki te oskate selgitada, millised on erinevused inkubaatori ja startupi vahel ja miks täpselt 11 000? No ma selgitan sedavõrd, kui mina endale teadvustan inkubatsiooniasutust ja startup-asutust ja see kindlasti ei pretendeeri absoluutsele tõele. See võib olla erinevate isikute puhul väga erinev. Inkubaator on keskkond, kus ettevõtted saavad kõrvalist abi siis ärilisest aspektist või oma toote-teenuse arenduslikust aspektist lähtuvalt. Startup-keskus on eelkõige ettevõtetele, mis on hea äriideega, mis on orienteeritud suurele või suurematele turgudele ja mis võimaldab ja eeldab tegevusmahtude hüppelist kasvu. Et jah, see piir, mis on üks, mis on teine, ei ole väga mustvalge ja selgepiiriline, aga sellised mõisted inkubaator ja startup-keskus, need on ka Eesti kultuuriruumis kasutusele omaks võetud ja need mõlemad asjad eksisteerivad. Ja miks just 11 000, seda on koostöös Pärnu ettevõtlusarenduskeskusega nende summade suuruse üle aruteldud ja on leitud, et selline linnapoolne toetus palve planeering kehtestada. Aitäh! Aitäh! Kas ettekandjal on küsimusi? Ei ole. Väga põhjalik ettekanne. Aitäh! Ja kaasettekannega esineb planeeringukomisjoni esimees Enn Raadik. Aitäh! Komisjonis arutasime seda ja selles osas, mis puudutab seal enamuse ja rohelinnamuste planeeringus, seal on erilisi mingeid ettepanekuid ega küsimusi ei tekkinud. Küll seesama planeering puudutab meie järgmist volikogu punkti ja ka meie planeeringukomisjonis tekkisid küsimused just selle halli osas, et selle transpordimaa reserveerimise osas, kuna tegu on tänase päevaga, aga kasutada tahetakse võib-olla 20 või 10 aasta pärast head juhul, siis seal osas mingid arutelud ja küsimused olid, millele me täna ei suuda päris täpselt vastata. Ja praeguse seisuga ka ei tehtud seal keskkonnauuringuid, kuna see planeering, mis või
Aitäh. Kas kaasettekandjal on küsimusi? Ei ole. Kas on sõnavõtusoove? Jah, on. Palun siis pulti. Head kaasteelised, mul on selle planeeringu üle väga hea meel, sellepärast et need viljuvõitlused siin 15 aastat selleks, et seda sillakoridori säilitada, lõpevad praegu, vähemalt jõuavad praegu sellesse staadiumisse, et meie järeltulevatel põlvedel on võimalik sinna sellesse sillakoridori rajada just selline sild, mis kõige paremini Pärnule sobib. Ja me teame, et see planeering asub Pärnu linna geograafilises keskpunktis. Sellest punktist on nii ida kui lääne suunas linna piiril üks ja see sama maa. Ja me näeme, millised uudisarengud just selles piirkonnas praegu toimuvad. Ka politseimaja, mis tõenäoliselt sinna ristmikule lähemal ajal kerkib ja tõenäoliselt Tammsaare puiesteest saab ikkagi üks ilusamaid ja soliidsemaid Pärnu sissesõidu, Pärnu kuurordisse sissesõidu ütleme, promenaade või esplanaade või kuidas me seda ka ei nimetaks. Ja võib-olla see koht oleks väärinud veidi imposantsemat ehitust, võib-olla dominantsemat ehitust, ikkagi suurepärased vaated ja nii edasi. Aga Tartus ma olen käinud mõnel kaitsmisel ülikoolis ja siis ma mäletan 70. aastate alguses oli seal selline härrasmees nagu Villem Ernits, kes alati mõnes doktoritöös või ka kandidaadi väitekirjas ikka leidis ka pisivigu ja kindlasti kõneles selles puldis. Ja lubage, et ma teen ka väikese pisikese märkuse. Et lugesin täna tähelepanelikult veel kord läbi seletuskirja. Ja minu soovitus linnavalitsusele on see, et eelnõusid võiks vaadata eesti keele korrektor üle ja kõrvaldada näiteks copy-paste'iga korduvad laused või tähendab copy-paste'iga sinna sattunud laused. Ei ole vaja ühes õigusaktis 5-8 korda öelda ühte ja sama mõtet, et see väikeelamute rajoon ei kahjusta Pärnu linna ja mikspärast ikkagi on see vaja sinna rajada. Et selline kompaktsus tuleb õigusaktile alati kasuks. Igal juhul, kui käed peaksid tõusma, siis õnnitlus meile kõigile. Aitäh! Aitäh ja palun Peetrus. Lugupeetud eesseisus külalised, volikogu liikmed. Ja mina olin see inimene, kes komisjonis ei hääletanud ja ma tahtsin lihtsalt põhjendada oma seda hääletust. Me küll räägime praegu, et me jätame auto silla jaoks sinna koridori, aga ma mitte ei taha uskuda, et autoliiklusele tehakse eramajade külje alla, tehakse üks sild. Ja ma millegipärast näen, et seda autosilda nüüd selle planeeringuga on väga raske ehitada. Teine asi on see, et miks mitte, seal peabki elukeskkond olema selline kvaliteetne, nagu siin joonistatud. Kuid linnavalitsuse poole juhin tähelepanu, et detailplaneeringus määratakse võimalike uute trasside asukohad ja ma ka küsisin seda, et mille pärast peab olema saju või kanalisatsioon risustama selle planeeringu pildi järgi neid eramukinnistuid ja olema sillakoridoril risti jalus, siis tegelikult ega ma õiget vastust ei saanudki. Selle planeeringu peal oleks pidanud selle sajuvee koridori, mis sest, et tal täna servituut on, tuleviku jaoks tõmbama tänava peale sealt eest ära, et silda ükskõik siis millist oleks võimalik ehitada. Ja teine asi, mis mul tekitab küsimusi, et kui joonise peal on aljastus osaliselt näidatud selline mitte säilitatavana või tont teab, mis ta seal on, ühesõnaga osad puud on ilma selle ilusa rohelise ringita, siis seal transpordimaal millegipärast säilitatakse vägisi puid, et see tekitab selliseid kõhklusi, et linnavalitsus ei ole väga hästi ise oma seda soovi või avaldust, et me sinna silda tahame ehitada ükskõik millist planeerijale suutnud selgeks teha, aga vaieldamatult on hea, kui linnakeskkond saaks elamumaad omal sinna väärtustada oma jõeäärt ja elamumaad sinna tuua, nii et ma rääkisin lihtsalt oma kahtlused ja kõhklused teile, miks ma hääletan. Aitäh! Aitäh! Kas on veel sõnavõtusoove? Ei ole. Siis on aeg hääletada.
Kes on selle detailplaneeringu kehtestamise poolt? Palun andke käega märku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 26. Kes on vastu? Palun andke käega märku. Kas on erapooletuid? Ei ole. Sellega on detailplaneering vastu võetud. Ja järgmine päevakorrapunkt on Suur-Jõe tänav 50 kinnisasjast moodustatava kinnisasja Pärnu linnale omandamine. Ettekannega esineb abilinnapea Rõõmet Kosenkranikus. Tänan. Head volinikud, eelmine eelnõu ja käesolev eelnõu on omavahel tihedalt seotud just seetõttu, et planeering moodustab sellele Suur-Jõe tänav 50 kinnistule transpordimaa, mis on linnal kavas reserveerida võimaliku silla rajamiseks. Siin on mul võimalus öelda, et milline see sild tuleb vastuseks sinule, hea Peeter, et seda me ei tea ja selle saab otsustada järgmine planeering, mis oleks siis selle silla enda planeering, et eelmine planeering oli just selle eesmärgiga, et lihtsalt see maa reserveerida sinna ja loomulikult, et kui me näeme ette käesoleva eelnõuga, et seda maad, seda sama transpordimaad jääb kasutama praegune omanik, osanik Tanni Vakomaa, siis kõik need tänane hoonestus jääb sinna peale, need puud jäävad sinna kasvama ja kanalisatsioon, sadeveekanalisatsioon, mis on 2006. aastal selle krundile rajatud, et seda ei olnud hetkel vajalik ümber tõsta ja kui kunagi linn otsustab 10 või 20 aasta pärast sinna siis see sild rajada, siis tehakse planeering ja tõstetakse ka kõik need trassid seal ümber, mis vaja. Aga käesolev eelnõu näeb siis ette omandada, siis tekib uus kinnistu, mis oleks siis 4693 ruutmeetrit. See oleks tänavamaa ja võlaõiguslik müügileping sõlmitaks 2 nädala jooksul peale käesoleva otsuse jõustumist ja oluline siis tingimus on see, et tänava kinnisasja omandamise tasuks on tänava kinnisasja turuväärtus lähtudes ärimaa sihtotstarbesest asjaõiguslepingu sõlmimise ajaseisuga. Et hetkel me sõlmime ainult võlaõigusliku lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimiseks on meil aega siis 20 aastat, 31. detsembrini 2035. Kuni selle ajani on linnal võimalik igasuguste sanktsioonideta taganeda ja siis teisel poolel on järgmisest päevast ehk 1. jaanuarist 2036 võimalik siis ilma sanktsioonideta sellest tehingust taganeda ja kõik koormamised saab ja piiratud asjaõigused saab seada ainult Pärnu linnavalitsuse nõusolekul. Praegune omanik jääb seda maad kasutama kuni siis asjaõiguslepingu sõlmimiseni. Asjaõiguslepingu sõlmimisel annab ta siis selle valduse linnale üle, aga kuni selle ajani saab ta seda maad vabalt kasutada ja maksab siis ka selle erinevad maamaksud või muud maksud, mis seal vaja maksta on, ja reaalkoormatised ning kohustub siis seda kinnistut ka korras hoidma. Ja Pärnu linn kannab siis võõrandamisega seotud kulud nii omandamise, nii asjaõiguslepingu kui ka võlaõiguslepingu alusel. Komisjonis kerkis küsimus hinna osas, võtsime kiirarvamuse, siis saime selle LVM-ist ja LVM-i arvates on selle maa tänane turuhind ärimaa sihtotstarbel 25–40 eurot ruutmeetrit
ruutmeetri eest, ehk see tehingu väärtus tänastes hindades on 117 000 – 187 000 eurot. Aga juurde on pandud ka kommentaar, et seal piirkonnas on hoonestamata ärimaadega tehtud tehinguid vähe ja nõudlus suhteliselt piiratud. Seetõttu on ka need hinnad päris laias vahemikus ja hindaja ei anna siis seda vahemikku, mis ta võib olla võõrandamise hetkel, ehk see hindamine tuleb kindlasti võtta siis enne asjaõiguslepingu sõlmimist. Aitäh! Suur tänu! Kas ettekandjale on küsimusi? Ja palun, Peeter Sander. Ma esitan 2-3. Seadus ütleb, et detailplaneering on lähiaastate ehitustegevuse aluseks. Kas selle dokumendiga linnavalitsus kinnitab, et lähiaastate ehitustegevuse ajamäär võiks olla 20 aastat, see tähendab aastani 35 pluss projekteerimine ümmarguselt kuni 25 aastat? Selle dokumendiga linn kinnitab, et järgmised 20 aastat seal ehitustegevust ei toimu. Omanikul on õigus kasutada seda vara, mis seal on selle kinnistu peal täpselt samamoodi ja samas ulatuses, mis ta siiani on kasutanud. Ja järgmine planeering, mis määraks siis silla, milline sild on, kuidas ta sealt läbi läheb täpselt, järgmine planeering määrab sellele alale ehitusõigused. Tänane planeering ei määranud sinna alale ehitusõigust ja ka see otsus ütleb väga selgelt, et kui sinna tahetakse midagi juurde ehitada, siis tuleb linnavalitsuselt nõusolek küsida, aga planeering ei anna sellele kinnistule ehitusõigust. Aitäh! Liisa küsimus, palun. Teine küsimus ka. Ja see on niisugusel võib-olla üldisem, äkki linnasekretär isegi oskab aidata. Minu arust tänases seletuskirjas meil ei ole lähiaastate võetavate kohustuste maksumust sees, hinnangulist maksumust. Nüüd me saime teada, et on tegelikult olemas LVM-i poolt ligikaudu hinnaarvutus, mis tegelikult on piisav. Aga minu küsimus ongi selles, kas käesolev õigusakt, mida volikogu hakkab kehtestama, vastab kõikidele normdokumentidele. Kas seal peaks olema lähiaastatel selle koormuse võtmise ligikaudu hinti sees? Ma võib-olla vastan ise korra ja siis linnasekretär täpsustab. Et põhimõtteliselt meil on täna kiirhinnang, mis ütleb suurusjärgu tänastes hindades. Kindlasti on see hind erinev, see võib olla ka, see on minu spekulatsioon, et see võib minna tegelikult ka allapoole, kuna sellel kinnistul ei ole planeeringu järgi, mida me eelmises punktis kehtestasime, mingit ehitusõigust, et see hind võib ka minna allapoole. Ehk fikseerida see hind täna otsuses on minu meelest ei ole õige, et pigem jätta see lahtiseks, sest siin saalis on dokumenteeritud hinnang tänase päeva seisuga siia mikrofoni ja kuhugile seadmetesse ja selles mõttes on volinikele teada selle hind tänase seisuga. Et ma ei tea, kui Tiina tahab täpsustada.
Aitäh! Kas on veel küsimusi? Jaa, palun. Mul on üks selline küsimus, et teatavasti meil on siin juba kogemusi sellega sigakoridoride puhul võivad sama ainult hoopis vastupidi, aga ülespoole kuhugi olematute siidade puhul. Et kas detailplaneeringuga me saame neid varalisi õigusi ja kohustusi ise reguleerida? Kas on, võib-olla ma magasin maha praegu aasta niimoodi väljas kevadel, et kas on linnal plaanis mingisugune varaliste suhete leping sõlmida maha omanikuga, sest et siis tekiks nagu suurem kindlustus jah, ma juhingi tähelepanu, et selle otsuse alusel sõlmitaksegi siis võlaõiguslik leping ja selle võlaõiguslikus lepingus on tegelikult need põhimõtted, need võõrandamise põhimõtted ja millised on poolte õigused on kenasti kirjas, et see saab selle lepinguga fikseeritud. Aitäh! Kas on veel küsimusi ettekandjale? Jaa, palun. Muidugi, see on minu laste peale nüüd see tegemine, siin on mõttes palju nooremad inimesed, pole tälle lapsete last ära näevad, et siin ta ei tule ja linna või ilmselt numma. Palju see maksab praegu? Kui linn ütleb, et ostan ära kõik, palju see maksab? Aitäh! Nii nagu ma oma ettekandes nimetasin, siis LVM-i kinnisvara poolt tehtud kiirhinnangu järgi maksab see täna mahemikus 117 kuni 187 000 eurot. Kas omanikud nõus selle hinnaga? Kuidas? Kas müüja on nõus selle hinnaga? Ei, no see on, ütleme, hind, mis on välja selgitatud hindamise käigus. Ja, et see on tavaline turuväärtus. See on hästi kopikas, kui mis me peame maksma 30 aastast 20 aastast. No 25 aasta pärast me peame maksma seda hinda, mis on tollel päeva hetkel. Aitäh! Kas on veel küsimusi? Jaa, palun. Ma ütleks võib-olla oma küsimusega rohekit natuke edasi veel, et teatavasti meil on sundvõõrandamise seadus olemas ja nagu ma eksin paragrahv 17, mis näeb ette, et avalike oluliste taristute rajamiseks võib kasutada 100 meetodit, nii et kas olete ka selle peale mõelnud, et see juhtum ei pruugi olla mingisuguse ulmelise hinna väljapressimiseks. Aitäh! Ei, hetkel me selle peale ei ole mõelnud, kuna tänane omanik on valmis lepingu sõlmima ja on nõus sellise lahendusega, aga loomulikult on hea teada ja me teame, et selline ka juriidiline võimalus on olemas. Kas on veel küsimusi? Jaa, palun. Aitäh, et selle maadegi peal on praegu ka üks hoone, kus on värvime peal. Et see 20 aastat neid optsiooni, mida on õigus on seda välja ostma päris pikk aeg, et kas see, ütleme, et kui see praegune poeomanik tahab mingit remonti teha oma majale, mingit juurdeehitust, midagi juurde ehitada, et kas see reetselt võib ka mõjutada selle väljaostu hinda, need lisad kulutused, mis siin objektil tehakse ja kas see reetselt võib olla võimalik, et ta hakkab midagi juurde ehitada mõjutama või on? Aitäh! Omanikuga rääkides ei ole tal ambitsiooni sinna midagi juurde ehitada ja iseenesest lähtuvalt sellest otsusest, mis praegu eelnõuna on esitatud, on omaniku kohustus sellise parenduste ja remontide puhul linnalt küsida nõusolek nende tegemiseks ja kokku leppida selles, oli meil selline tingimus sees, eks selles. Ja sellest tulenevalt siis tuleb iga kord linnal seda riski hinnata, et kas ta annab selle nõusoleku või mitte, aga juurdeehitust sinna selle planeeringu alusel, mis me just eelmises punktis kehtestasime, seda võimalust tal täna enam ei ole, tal on ainult see olemasoleva hoone säilitamise võimalus.
Aitäh, kas on veel küsimusi? Ei ole. Kaasettekannega esineb majanduskomisjoni esimees Peeter Piksik. Aitäh, majanduskomisjon arutas eelnõud ja kõik kohal olnud 11 liiget pooldasid eelnõu saatmist volikokku. Mõni palju võib-olla kommentaariks ütlen, nii sundvõõrandamisseaduse kui ka antud kokkuleppe sisu on harilik väärtus. Praegu teine pool on nõus harilik väärtusega kokkuleppe sõlminud. Sisuliselt on see sama, mis ei näe lihtsalt eelistada kui nagu sundvõõrandamisega. Aitäh, kas ettekandjal on küsimusi? Ei ole. Kas on sõnavõtusoove, ettepanekuid? Ei ole. Siis palun hääletada, kes on selle poolt, et seda omandamist siis toetada. Palun andke käega märku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 27. Kes on vastu? Kas on erapooletuid? Ei ole. Sellega on päevakorrapunkt vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on Pärnu linnavolikogu otsuse number 3, Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine, muutmine. Otsuse muutmine siis. Ettekannega palun abilinnapea Jane Mets. Aitäh, austatud volikogu esimees, volikogu aseesimees, volikogu liikmed ja head külalised. Antud eelnõus on nagu 2 osa. Üks osa on see, et me soovime muuta lastekaitse tööd sotsiaalosakonna sees ja see ei too juurde ei rahalisi mahte ega ka koosseisulist poolt, vaid arvestades seda, et senine töö on toimunud piirkonnapõhiselt, aga me soovime minna teemapõhiseks, mis tähendaks, et lastekaitsel oleks oma teenistus, on teenistuse juhataja ja eraldi siis 5 lastekaitse töötajat tegelevad erinevate osadega, erinevate valdkondadega, eelkõige üks, kes on siis esmane sotsiaalnõustamine, kui probleem tekib, kelle poole pöördutakse, teine on siis juhtumiskorraldusel põhinev töö abi vajava lapse või nende perega, 3. on eestkostja ülesannete täitjana tegutsev lastekaitsespetsialist, 4. asendushoolduse korraldamine orbudele ja vanemliku hoolitsuseta lastele ja 5. on töö puudega laste ja nende peredega. See vajadus tuleneb sellest, et me oleme aastaid ühtemoodi töötanud, aga töö läheb üha keerulisemaks, probleemid üha psühholoogiliselt ja ka juriidiliselt niisugust otsest lähenemist vajavamaks ja seetõttu on mõttekas minna spetsialiseerumise teed. Teine osa sellest eelnõust on üks uus ametikoht, mis on eestkoste spetsialist ja see jällegi tuleneb sellest, et eestkostel olevate inimeste arv on oluliselt suurenenud. Kui 2008. aastal oli Pärnu linna eestkostel ainult 4 inimest, siis praegult on neid 32. Need on puhtalt ainult Pärnu linna eestkostel. Lisaks sellele on veel 77 inimest, kelle puhul on perekonnaseaduse järgi eestkostjaks keegi tema lähedastest või ka tuttavatest, aga kõikidel nendel juhtudel peab andma kohalik omavalitsus seisukoha, kui mingisuguseid tehinguid tehakse või toimuvad kohtuteemad. Ja tänased sotsiaalkonsultandid, kes väga palju tegelevad piirkondades just nimelt toimetulekutoetustega ja muude sotsiaalprobleemidega, ei jõua seda poolt enam teha ja eestkostetavad
vanematel on tekkinud sellest nagu rohkem muresid ja me soovime selle ühe koha siis alates 1. juulist saada juurde. Selle ametikoha loomisega kaasnev kulu on 7320 eurot ja see tuleb riigi vahenditest, mida on lubatud kasutada tasandusfondi poole pealt sotsiaaltoetuste ja teenuste osutamiseks. Ja need vahendid on olemas nii sellel kui ka tõenäoliselt järgmisel ja ülejärgmisel aastal. Aitäh! Aitäh! Kas ettekandjal on küsimusi? Ja palun. Ma küsiks võib-olla nii, et kui praegu tuuakse see eestkostja nagu ametnikoht, et kes varem seda tööd tegi siis linnavalitsusega? Ja teine küsimus on see, et kui need eestkostjal olevad isikud omavad kinnisvara, kas sellisel juhul siis linn teeb nende kinnisvara? Esimesele küsimusele vastus oligi see, et täna tegid seda teiste valdkondade spetsialistid või siis sotsiaalkonsultandid vastavalt sellele, kuidas me olime siis konkreetse piirkonna järgi määranud. Kui see inimene elas kesklinnas, siis kesklinna piirkonna inimesena või siis vastava valdkonna peaspetsialist. Mis puutub kinnisvarasse, siis jah, kui ta on linna eestkostel, siis kõik need tehingud, mis tehakse, peavad olema nagu eestkostja ka kooskõlastatult või õigemini tema teebki neid tehinguid, aga seal on oma väga reglementeeritud riiklik kord, kuidas see toimub, mitte nii, et üks linnavalitsuse ametnik ütleb, et nüüd müüme midagi maha selle või teise või kolmanda, kui üldse midagi müüa on. See on väga täpselt reglementeeritud vastavas korras. Aitäh! Küsiks seda, et see 7000 ja midagi kulu, et kas see on aasta kulu jääb? Ei, see on nüüd 1. juulist kuni aasta lõpuni, kuna kogu selle dokumendi puhul on nagu 1. juulist käikimine. Aitäh! Kas on küsimusi veel? Ja see on koos maksudega kulu, sellepärast ta tundub võib-olla suur, ei ole 1000 eurot kuupalk. Ei, vastupidi, tundus väike, sest et kui see on pool aasta peale, siis on teine kulu. Kas on veel küsimusi? Ei ole. Aitäh ja kaasettekandega palun sotsiaalkomisjoni esimees Krista Nõu. Aitäh. Sotsiaalkomisjon arutas eelnõud ja toetas täies komisjonis seda väärtust. Aitäh. Kas on küsimusi kaasettekandjale? Ei ole. Seega siis palun hääletada, kes toetab selle otsuse muutmist. Palun tõstke kätt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28. Kes on vastu? Kas on erapooletuid? Ei ole. Sellega on otsuse muutmine vastu võetud. Ja sõnavõtusoove ka ei olnud. Väga hea. Liigume siis järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Pärnu linnavolikogu määrus number 18 tugiisiku teenuse osutamise kord lastega peredele, siis määruse muutmine. Ja ettekannega esineb abilinnapea Jaani Mets. Palun. Aitäh, austatud volikogu liikmed. Antud eelnõu suuremas osas tuleneb eelnevalt teie poolt vastu võetud otsusest ja siin on nüüd siis punktide kaupa toodud sisse juba see pool, mis puudutab lastekaitseteenuse osutajaid, aga ka on siin kehtivas määruses toodud muudatusi. Ma arvan, et neid ei ole mõtet ükshaaval ette lugema hakata, et on täpsustatud paragrahvi 12 pealkirja ja sõnastust, kuidas toimub lepingu lõpetamine, millistel juhtudel ja millistel juhtudel siis ei saa lõpetada kehtiva määruse sõnastatud üldised lepingu asjaolud ja nii edasi, et
ta on puht selline juriidiline dokument, et viia kooskõlla nüüd tugiisiku osutamise kord lastega peredele eelnevalt vastu võetud otsusega. Aitäh! Aitäh! Kas ettekandjal on küsimusi? Küsimusi pole ja kaasettekannega esineb sotsiaalkomisjoni esimees Krista Venn. Aitäh! Sotsiaalkomisjon arutas seda eelnõu ja toetas volikogu. Aitäh ettekanne eest. Kas kaasettekandjal on küsimusi? Ei ole. Siis palun hääletame. Aga sõnavõtud? Ja sõnavõtud, vabandust, tõepoolest. Palun sõnavõtu soove. Palun Valdur Arvar. Aitäh. Lugupeetud linnavalitsejad, et see rahvas siin riigis edasi kestaks, peaks iga sünnituseas naise kohta olema umbes 2,1 last. Eesti tegelikkus on see, et on 1,6, mis tähendab, et selles tempos jätkates rahvas tasapisi hääbub. Jaapanis on 1,3, nad hääbuvad veel kiiremini, aga neid on ka hästi palju. See võtab rohkem aega, kuni nad otse lõpevad. Et meil oli üleeilsest lehest, ma kusagilt lugesin, kas oli Päevaleht või Postimees, ettevõtjad kurdavad, et napib tööjõudu. Küll arendaks majandust, küll edendaks, aga pole kellega. Ja see ei ole mingi värske probleem, et ettevõtjad räägivad seda ikka juba aastaid. Ja seepärast võiks väita, et iga laps, kes meil olemas on, iga inimene on kulla hinnaga, et see inimvara hoidmine on teema. Üleeile tähistati üleilmset sotsiaaltööpäeva, üle Eesti olid kokku Pärnusse sõitnud umbes 200 sotsiaaltöötajat, neid oli tervitamas meie linnapea ja linnapea lõpetas oma tervituse küsimusega, et abivajajate hulk järjest kasvab. Sotsiaalsüsteem järjest paraneb, järjest rohkem on spetsialiste, aga abivajajate hulk ei vähene, vaid vastupidi kasvab. Mis tähendab, et sellest inimvarast, kes meil olemas on, ei tule mitte nii palju töötegijaid, pereinimesi, riigikaitsjaid, maksumaksjaid, kui just kasvab koormus sotsiaalsüsteemile. Need on inimesed, kes vajavad abi, et oma elus hakkama saada. Need isegi on vähe ja sellest vähesest osa läheb raisku. Ja ma vastaksin härra linnapeale nüüd, et miks kasvab siis nende abivajajate hulk. Et neid abivajajaid toodab Pärnu linna munitsipaalasutus nimega asenduskodu ehk rahvakeelse nimega lastekodu. Riigi poolt seatud piirangud on sedavõrd tobedad, et nad valmistavad ette elus napitoimetuleku oskusega inimesi. Seal ei ole juures ühtegi peenramaad, ei porgandipeenart, ei kartulipõldu, ei kanalat, ei juurviljaelda, mitte midagi. Nad kasvavad üles suhteliselt abitult. Teiseks, nende olme on nii kõrgele aetud, eurotase on seal, aga suur osa neist, kui nad saavad 18 ja lähevad oma elukoha järgsetesse omavalitsustesse, need korterid ja elamispinnad, mis neile antakse, on mõnikord ka ahjuküttega, aga suur osa neist ei ole valmis sellega hakkama saama. 2009 tehti üle-eestiline audit ja küsiti ka omavalitsusjuhtide käest, et mis nad arvavad nendest lastest, kes tulevad lastekodudest, kui valmis need eluks on. Vist 46% valavanemaid linnapäid vastas, et need noored ei ole eluks valmis. Ja selles mõttes on see tõsine küsimus. Ja nüüd selle eelmise punktiga seoses ma väidaksingi, et väga paljud pered, mitte ainult lastekodud, vaid ka tavalised pered ei tule oma laste kasvatamisega toime ja nad vajaksid tugisikuid palju rohkem, kui me praegu suudame pakkuda. Meil oli hariduskomisjonis aruanne, alaealiste komisjonist peab aastas läbi umbes 100 noort, kes on mingi rikkumisega vahele jäänud, pauksi sattunud, aga ainult 10 ehk kümnendik Pärnu peredest saavad tugisiku teenust. Et kuidas need lapsed, kes on juba veidi hambusse jäänud seaduse rikkumistega, kuidas nüüd ikkagi säästa ühiskonnale, et nad oleksid toimetulevad inimesed, kuidas seda inimvara hoida. Nüüd minu arvates hakkab see olema üks põhiteemasid ja ma usun, et meie sotsiaalkomisjon võtab selle teema tõsiselt ette
nõrgad pered, riskipered, kust kasvavad lapsed ei pruugi olla toime tulevad. Aga see ei ole ühe komisjoni teema, see on meie kõikide teema, et Pärnu saaks areneda, edeneda, oleks vaja inimesi, kes siin tööd teevad ja selle elu edasi viivad. Nii et tugiisiku teema ja päevakorda tahame öelda. Aitäh. Kas on veel sõnavõtusoove? Hea, palun, Priit. Kiire sõnavõtt Valteri kõne lõppu, et Valter nagu maalis pildi, mis ei vasta tõele. See tuleneb võib-olla sellest, et Valter esindab kasuperede ühendust ja pidevalt sõnavõtud, et lastekülad ja lastekodud saavad liiga palju finantse ja asenduskodud saavad vähe. Tegelikult on riiklikult võimalik ka asenduskodu samadel alustel ja kasupere nagu finantseerida, kui nad registreerivad ennast litsenseeritud nii-öelda asenduskoduks, aga väide, et ei ole peenraid, ei vasta tõele, on nii ilupõõsad puud, marjapõõsad puud, kasvatatakse tomatit, kurki, muid asju ja kõigil peaaegu asenduskodu lastel Pärnus on olemas nii-öelda tugipere, kes on valdavalt maapere, kus on loomad, kus on täielik, nii et linnaperega ei annagi võrrelda, millist töökasvatust tehakse asenduskodudes, et see on tunduvalt enam ja ma tean väga väheseid nii-öelda lapsi, kes on ellu läinud asenduskodust ja oleks töötud ja neil on valdavalt kas mingisugune sotsiaalne puue, õigusrikkumised eelnevalt juba ja lihtsalt selle lühikese perioodiga, mis nad on asenduskodus olnud, ei ole suudetud teda ümber kasvatada, sest see on ka reaalselt suhteliselt nagu võimatu. Et Pärnu olukord on suhteliselt hea, aga üldiselt, et töökasvatust jääb meil lastel igal pool vähemaks ja võiks laiendada töömalevate ja kõike muud sellist võrgustikku, mis on vajalikud ka kodulastes, et selline mõte on küll mõistlik. Aitäh! Aitäh! Et härra Parve ütles, et... Ei, väikene kommentaar lihtsalt selles mõttes, et Eesti riik on jätnud tellimata uuringu, mis vaataks, kuidas asendushooldusel üles kasvanud lapsed hilisemas elus hakkama saavad. 20 aastat ei ole selle vastu huvi tuntud. Süsteem töötab, aga millise tõhususega, siis seda ei uurita. Ja nüüd sel aastal Euroopa Liidu Sotsiaalfondi vahenditega ministeerium tellib uuringu, kus ta vaatas, kuidas kasuperedest kasvanud lapsed ja lastekodus kasvanud lapsed oma elus hakkama saavad. Nii et siis, ma usun, et aasta lõpus on meil numbrid laual ja siis me võime sellega edasi minna. Aga ma olen nõus, et tugipered natuke leevendavad seda probleemi, mis on lastekodu lastel. Aga üldiselt on pilt suhteliselt nukker. Ma võin meie listi panna Praxise uuringu, kus on kirjas, mida kõik lastekodu lapsed teha ei oska, pole kunagi teinudki. 62% lastekodu lastest, noortest ei ole mitte kunagi poest ostnud näiteks tualettpaberit või seepi või mitte midagi taolist. Et selles mõttes nad on suhteliselt abitud, ülehooldatud. Aitäh, et sinu ettekandes kõlas mõte, et 46% lastekodu lastest ei ole väikses vallas ahjuküttega majas eluks valmis. Et ma täiesti usun, et see võib nii olla, aga kas tavapere lastest on see protsent parem, et selles ma natuke kahten. Aga suur tänu ja nüüd lähme siis hääletuse juurde. Kes on päevakorrapunktis muide? Oli siis tugiisikuteenuse osutamise kord lastega peredele, siis määruse muutmine. Kes on selle poolt, et määrust muuta? Palun andke käemärku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25 poolt häält, kes on vastu? Kas on erapooletuid? Ei ole, sellega on päevakorrapunkt vastu võetud. Ja järgmine päevakorrapunkt on Pärnu lasteaedade põhimääruse muutmine, ettekannega esineb abilinnapea Jane Mets. Austatud volikogu esimees, aseesimees, volikogu liikmed ja külalised. Lasteaedade põhimääruse eelnõu on teie ees väga pikalt, selles mõttes, et siin on tervelt 14 erineva Pärnu linna lasteaia põhimäärused, aga teil on võimalus ühe korraga nad hääletada, sest need muudatused on
ühesugused ja nad tulenevad eelkõige koolieelse lasteasutuse seaduse muutumisest ja ka mõningatest teistest õigusaktidest, mis on vahepeal muutunud, ning lisaks sellele on veel 2 lasteaeda soovinud oma nime muuta, need on konkreetselt Kadri lasteaed, mille nimi oli enne Kadri tänava lasteaed, sel juhul nad, kui te selle vastu võtate, muutub ta Kadri lasteaiaks, ja teine oli Pärnu Liblika tänava lasteaed ja muutub Pärnu Liblika lasteaiaks. See on lasteaedade hoolekogude ja lastevanemate soov ja miks mitte. Ja ongi lühidalt kõik. Aitäh! Aitäh! Kas on küsimusi? Küsimusi ei ole. Ja kaasettekannega esineb hariduskomisjoni esimees Jüri Lebedev. Palun. Ja kultuurkomisjoni esimees. Korraga 2 valdkonda. Kõigepealt tahaks tänada linna juriidilist teenistust, linnasekretäri ja abilinnapead. Lõpuks amet oleme saanud eelnõu, kus 14 lasteaeda ei pea ükshaaval läbi hääletama, vaid saab teha selle korraga. Miks ma nii pikalt räägin, ongi, et meil on aega ilmselt üles, et me planeerime nendeks muudatusteks vähemalt pool tundi vahest, aga tegelikult ilma naljata, et tõesti see on meeldiv sündmus, et võib-olla tulevikus ei peaks anda tehnilisi põhimääruste muudatusi tõesti ükshaaval hääletama, tõesti üleskuks. Aga komisjon toetab eelnõu 20 poolt hääle, vastu erapooletuid ei olnud. Aitäh! Et kuigi kaasettekanne oli põhjalik, siis on võimalus ka küsimusi esitada. Kas on küsimusi kaasettekandjale? Ühtegi küsimust ei paista. Kas on sõnavõtusoove? Ka neid ei ole. Siis palun hääletada, kes on selle poolt, et toetada siis Pärnu lasteaedade põhimääruse muutmist. Palun andke käega märku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23. Kes on vastu? Kas on erapooletuid? Ei ole. Seega on päevakorrapunkt vastu võetud. Liigume edasi ja oleme Pärnu Koidula gümnaasiumi pidamise riigile üleandmise juures. Ettekannega esineb abilinnapea Jane Mets. Austatud volikogu esimees, aseesimees, volikogu liikmed ja head külalised. Pärnu Koidula gümnaasiumi pidamise riigile üleandmine. Aasta siis oli 2012, kui siin samasel saalis võeti vastu otsus, et minnakse seda teed, et juhul kui Euroopa rahadest saame rekonstrueerimiseks raha, suurusjärk kokku 7 miljonit, siis läheb 1. septembrist 2015 Pärnu Koidula gümnaasium riigigümnaasiumiks. 2013 maikuus sõlmiti, jaanuarikuus sõlmiti ühiste kavatsuste kokkulepe ja 30 mai sõlmiti Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Pärnu linna vahel kokkulepe, kus siis pandi konkreetsemalt paika punktid, mis ajaks midagi peab toimuma. Täpselt selle graafiku järgi on kõik praegu ka läinud ja antud eelnõu pidamise üleandmine riigile ütleb siis seda, et Pärnu linn annaks alates 1. augustist kuni 31. juulini 2025 ehk 10 aastaks Metsa tänav 21 oleva koolihoone hoonestatud kinnistu Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu tasuta kasutusse Pärnu Koidula gümnaasiumi pidamiseks. Ja samamoodi on siin kirjas, et sõlmitakse vara tasuta kasutamise leping selles osas, mis puudutab Metsa tänav 19 ehk ujula kinnistu ees olevat parklat, et seda saab kasutada ka kool ja võõrandada tasuta Pärnu Koidula gümnaasiumi kasutuses täna olev õppekirjandus Haridus-Teadusministeeriumile. Ja selle eelnõu ongi kõik. Sellega samal ajal seoses tuleb sõlmida
haldusleping haridusministeeriumiga. Haldusleping on teile ka siia dokumentidena lisatud, kuid see on täna kooskõlastamisel, siin on tõenäoliselt tulemas päris mitmeid muudatusi. Veel üleeile oli pikk kokkusaamine Haridus- ja Teadusministeeriumi inimestega. Me oleme enamikes punktides leidnud ühise arusaama, kuidas miski hakkab toimima, mis jääb linna ülesandeks endiselt, mida antakse üle riigile ja mis juhul riik ise hakkab teenust ostma sisse hoopis erkaselt. Ka see tuleb siia juurde. Siin on kooskõlastatud tänaseks juba koosseisud 49,5 ametikohta, mis lähevad tänastest töötajatest üle koos töölepinguga, aga mõningad punktid on veel kooskõlastamisel. Nii et me oleme graafikus, me oleme sellel teel, et 1. septembrist on Pärnus riigigümnaasium, kus hakkab õppima esialgu 600 õpilasega, aga kuni 720 õpilast. Aitäh! Aitäh! Kas ettekandjal on küsimus? Ei ole. Siis kaasettekannega esineb kultuur- ja hariduskomisjoni esimees Jüri Lebedel. Palun! Komisjonis oli põhjalik ettekanne ja oli küsimusi staadioni kujula õppekirjanduse ja õpilaste teavitamise kohta, et kõik need said vastuse ühehäälselt suhtuda. Aitäh! Kas kultuuri- ja hariduse komisjoni esimehel on küsimusi? Ei ole. Siis palun hääletame. Kas on sõnavõtusoove? Ka ei ole. Siis on hääletuse koht. Palun hääletada antud päevakorrapunkti osas Pärnu Koidula gümnaasiumi pidamise riigile üleandmine, kes on selle poolt, palun andke käega märku. Kes on vastu? Kas on erapooletuid? Ei ole, sellega päevakorrapunkt on vastu võetud. Ja järgmine päevakorrapunkt on Pärnu linnavolikogu otsuse number 34, linnavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras, otsuse muutmine. Ettekannega esineb abilinnapea ja Romeko Zentranius. Palun. Aitäh. Lugupeetud volinikud, 2007. aastal andis Pärnu linnavolikogu MTÜ Pärnu Vabakooli selts kasutusse noorteväljak 2 paikneva koolihoone, seda 10 aastaks. Nüüd mõned aastad tagasi taotles Pärnu Vabakool selle tähtaja pikendamist ja 2013. aasta septembris otsustasime kasutuslepingut pikendada kuni 31. augustini 2019. Nüüd tänavu on Vabakool esitanud taotluse EAS-i kaudu regionaalsete investeeringute toetamise fondi saamaks raha, et teha koolile vajalikke töid maksumuses siis 49 632 eurot, millest rohkem kui poole moodustab tuletõkkesektsioonide moodustamine. Ja et seda raha saada, on siis EAS juhtinud tähelepanu, et MTÜ-l peaks kehtiv leping tasuta kasutamiseks olema vähemalt siis, see peaks kehtima vähemalt 5 aastat taotluse rahuldamisest, ehk et seda taotlust, et sellest raha saada sealt fondist, oleks vaja siis MTÜ Pärnu Vabakooli seltsi lepingut pikendada ja seda vähemalt siis 1. augustini 2021. Ja vastava ettepanekuga on Vabakool linna poole pöördunud
käesoleva aasta jaanuaris ja siin on teie ees siis eelnõu, et seda tähtaega pikendada siis 1. augustini 2021. Aitäh! Aitäh! Kas on küsimusi? Küsimusi ei ole. Ja kaasettekannega esineb majanduskomisjoni esimees Peeter Kisk, palun. Aitäh! Eelnõu juhtivkomisjon toetas eelnõu ja kõik 10 kohal liiget hääletasid poolt. Aitäh! Kas kaasettekandjal on küsimusi? Ei ole. Kas on sõnavõtusoove? Kas on küsimus või sõnavõtusoove? Küsimus. Ega ma olen nii öelnud, küsiks, mitu klassi on seal vabakoolis esimesest 9. või kui pikk see vabakool on? Kas see küsimus on kellele? Hommikule? Ta ilmselt oli mulle esitatud, aga ma juba sain selle vastuse, et 1. kuni 9. on seal klassid. See on kokku 9 klassi. Kas on veel küsimusi? Kas on uue informatsiooniga seoses sõnavõtusoove? Ei ole. Siis palun hääletame. Kes on selle päevakorrapunkti poolt või otsuse muutmise poolt? Palun käige märku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, kes on vastu? Ei ole. Erapooletuid? Ei ole. Sellega on otsus muudetud. Ja tänase istungi viimane päevakorrapunkt on Pärnu linna ühistranspordi arengukava aastani 2025 koostamise algatamine. Ettekandega esineb Roomek Kosenkrahvus. Aitäh! Käesoleva eelnõu sisuks on siis tõesti arengukava algatamine ja seda siis aastani 2025 ja juhin siis tähelepanu, et linnavalitsus on esitanud seletuskirja variandi number 2, kuna komisjonis tekkis meil arutelu, et kui lai peab linna ühistranspordi arengukava olema, kas ta peaks hõlmama ka eratransporti, kaubavedusid, aga tulenevalt siis nüüd on täpsustatud, et ühistranspordiseadusest koostab kohalik omavalitsus ühistranspordi arengukava ja see on nõutav ja muus osas siis mis puudutab kaubavedusid ja siis eratransporti. See on käsitletud Pärnu linna üldplaneeringus, see on siis nii praegu kehtivas üldplaneeringus kui ka koostatavas üldplaneering 2025, kus peatükk 7 alapeatükkidega 7.1 kuni 7.7 käsitleb siis tänavavõrgustiku liikluskorraldust, kergliiklust, raudteetransporti, õhutransporti ja veetransporti ja selle peatüki nimi on liiklus ja transport ja see jääb siis sinna osasse. Käesolev eelnõu siis algatab arengukava, mille aluseks on ka praegu veel kehtiv Pärnu linna transpordi arengukava 2008 kuni 2015, üldplaneering, arengukava, arengustrateegia Pärnumaa 2030 pluss Eesti Vabariigi transpordi arengukava ja nii edasi. Arengukava koostamise vajaduse tingib eelkõige see, et meil on juba käivitunud protsessid, mis muudab ühistranspordi siis taristustruktuuri ja ühistranspordi teenust. Seesama nimetaksin siis ära, et tahame Euroopa Liidu rahadega siis kaasajastada bussipeatused, kus tulevad siis elektrooniline teavitussüsteem, bussipileti, elektrooniline bussipilet, saabunud on 5 gaasibussi, mis on linn saanud CO2 kvootidest tasuta ja on andnud need üle siis vedajale, kes osutab siis busside hinna võrra soodsamalt teenust linnale.
ja praegu hetkel on siis käivitusfaasis ka üks projekt, kus oleks võimalik 15% letihinnaga hankida vesinikelementidel töötavaid busse ja nii edasi. Ehk kõik need tegevused peaksid olema kajastatud arengukavas ja sellest tulenevalt on siis arengukava koostamisel ja arengukava transpordivaldkonnad on siis inimeste ja ettevõtete liikumisvajadustele vastav ühistransport, erinevad ühistranspordiliigid, transporditaristu, ühistranspordi liinivõrk, infotehnoloogilised lahendused, ühistranspordi veerem ja siis ühistranspordi ossa kuuluvad ka veel siis kergliiklusteed, parklad, parkimismajad, laadimiskohad ja nii edasi. Ühistranspordi arengukava koostamist valmistab ette Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakond, koostööpartneriks on MTÜ Pärnumaa ühistranspordikeskus, kelle jaoks saab ka see töö alusdokumendiks hiljem ja kavas on siis arengukava koostada käesoleva aasta jooksul. Aitäh! Aitäh! Kas on küsimusi? Ja palun! Aitäh! Mul on küsimus selle kohta, kuna arengukava puudutab kõiki reisijateveo-liike, kaasa arvatud ka raudteeliiklust, siis ma panin tähele, et siin on eraldi mainitud Rail Balticut. Kas see on meelega jäetud välja või on mingisugune muu põhjus? Ja teine küsimus puudutab sõiduautode liiklemise turvalisust. Kas linnavalitsuses on arutatud, et millal võiksid ilmuda Pärnu tänavatele esimesed isejuhitud autod, mida siis juhib arvuti, mitte autojuht. Ja kui need ilmuvad Pärnu tänavatele, kuidas te hindate nende liiklusohutust? Millal võiksid ilmuda esimesed Pärnu tänavatele? Aitäh! Mis puudutab Rail Balticut, siis see on tegelikult siis maavalitsuse poolt algatatud arengukavas ja kehtivas maakonna arengukavas on sees ja nagu ma ütlesin, selliseid transpordiliike, mis on linnadevahelised, need on siis raudtee, õhutransport ja veetransport, neid käsitleb siis Pärnu linna arengukava ja üldplaneering, nii praegu kehtiv kui ka koostamisel olev üldplaneering. Nimetatud ühistranspordi arengukava, mille me algatame, näitab ära vaid sidusused nende transpordiliikidega, aga käsitleb ainult linnasisest ühistransporti. Mis puudutab isesõitvaid autosid, siis tuleb tunnistada, et linnavalitsus nagu seda valdkonda ei ole tänasel hetkel käsitlenud, aga kindlasti, mis eratransporti puudutab, see on kindlasti seotud, et kui sõltuvalt sellest, kui hea on ühistransport linnas, see mõjutab ka eratranspordi kasutamist, et kas seda kasutatakse rohkem või vähem ja see on kindlasti selle arengukava üks sidususteema. Aitäh! Aitäh ja palun! Aitäh! Sa nimetasid, et loodav kava on aluseks loodavale ühistranspordikeskusele, aga siin selles dokumendis ei ole seda printsiipi nimetatud, et me võiksime koos lähivaldadega kamba peale niimoodi hästi mõistliku liikluse teha, et saaks üks sisse või välja tööle käia ja liigelda. Seda põhimõtet ma ei näinud. Kas ta võiks seal olla? Aitäh! Ei, tegelikult ma pean täpsustama, et ühistranspordikeskus on meil loodud juba mitu kuud tagasi ja ühistranspordikeskuse pidulik avamine oli täpselt nädalavahetusel või sellel esmaspäeval. Ja see sidusus on täiesti olemas, et kuivõrd me ei saa selles algatamise dokumendis iseenesest ei ole öeldud, et kuidas on maakonnaliinidega, aga põhimõte on see, et me ühistranspordikeskus tegeleb sellega, et lähivaldade liinid oleks integreeritud Pärnu linna liinidega
kaoks ära see duubeldamine, tekiks üks ühine piletisüsteem ja seda aga kas see võiks siin kirjas olla? See ongi siin kirjas. Tähendab, et kõik need asjad, piletisüsteemid ja asjad seletuskirja me täna ei pannud siia kõike sisse, sellepärast et siis me oleks juba esitanud teile valmis arengukava. Tänane akt volikogus on selle arengukava algatamine, et me algatame selle ära ja me tuleme selle arengukavaga vastuvõtmisele, kus on juba kõik need põhimõtted, kuidas need omavahel sidustuvad, on selles dokumendis ja siis on veel avalikustamine ja siis me alles kehtestame nii, et me algatamisse ei tahtnud nüüd kõike juba lahti seletada. Okay. Jah, aitäh. Aitäh. Palun küsimus. Aitäh. Mul on esimene küsimus volikogu esimehele. See on täiesti selle teema väline. Meil on siin võtab volikogu tööst osa üks kaunis pikajuhtiline daam, kes on volikogu liikmetel oleks huvitav teada. Ma arvan, et see tutvumisring võib toimuda siis vaheaja asemel, et ja see on halb uudis, et vaheaega ei tule, aga selle võiks siiski volikogu liikmed, et kui tuleb uus valitsusametnik, võiks nagu kunagi ära tutvustada. Ja palun, siin on palve siis teha see tutvumine ära, aga ma arvan, et me menetleme selle eelnõu ja siis teeme selle tutvumisringi. Et kui tohib, kas on ka ettekandjale küsimus? Võiks olla kõik igaks tutvustab iseennast. Et ühesõnaga alustame siis sealt poolt ja siis tuleb Toomase võtta. Aga mul on tema küsimus, sest et siin tuleb seletuskirjas aheldame loodussäästuslikku ja kõike neid. Kas me paneksime mõned nõksad ette, eks ole, et aastal 2020 sõidavad siin kas ainult elektrilu Jenali, kui see toobis raamune. Me saaksime kunagi, et mõni lõppe tähendab, et saab sõrme järele aastal 2018 sõidavad ainult kus siin peegelistab, kas meil on tahas ka midagi konkreetset sinna kirjutada, jääb üks sõna. Aitäh. Ma veel kord selgitan, et tegemist on algatamisega ja kõik need põhimõtted, et mis bussid sõidavad mingil ajal, see tuleb selle arengukava, siis esmakordselt tuleme välja selle arengukava vastuvõtmisel ja kehtestamisel on siis kinnitame ära, et selleks aastaks on need bussid nagu olemas. Aga etteruttavalt on öelda, et tõesti meil on selline suurem ambitsioon, et see CO2 emissiooni vähendav transport Pärnu linna tuleks, et see on seesama vesinikbusside idee ja gaasibusside idee. Aitäh! Aitäh! Kas on veel küsimusi? Jaa, palun. Tõenäoliselt on teil mingi plaan olemas, mina olin sellest kavatsusest selle esimese versiooniga volikogu jõuda ja millal see kehtestada plaan? Selline esialgne plaan on, et tahaks jõuda sellega sügisel vastuvõtmisele ja kui jõuab, siis aasta lõpus ka kehtestamisele, aga see sõltub ka, kuidas meie koostööpartneril on need võimalused ja kõik nii edasi. Aitäh, oli veel küsimus? Palun. Minul oleks selline küsimus, et siin loen ilusti, et kuni aastani 2015, kes tuleb planeeritakse see arengukava, et siin on niimoodi, et loome siis transporditaristu ja ka ühendus lennuväljaga. Kas võib siis eeldada, et aastaks 2025 on lennuvälja valmis? Aitäh! Et tähendab, siin on ikkagi number 2025, et me oleme võtnud eesmärgiks arengukava teha kuni aastani 2025. Mis puudutab lennuvälja, siis ma veel kord selgitan, et kõik need transpordiliigid, mis ei kuulu ühistranspordi osasse,
erinevate linnade vahel, et see ei ole meie võimuses, et pigem on seal sidusus, et meie oleme valmis selleks, et ühendus lennuväljaga oleks olemas, aga kas see lennuväli nüüd iseenesest valmistab, selle eest me peame kõik pea seisma, et riik nii otsustaks, et see lennuväli ikkagi Pärnusse tuleks ja jääks. Aitäh, kas on veel küsimusi? Ei ole. Kaasettekannega esineb majanduskomisjoni esimees Peeter Piiskova. Aitäh, majanduskomisjoni arutas eelnõud ja erinevaid ettepanekuid, kuna meil siiani kehtis 2015. aastani analoogset valdkonna nakkev arengukava nimega transpordi arengukava ja nüüd on kavas algatada ühistranspordi arengukava, siis eelkõige oli arutelud selle mõtte otsast, kas need transporti puudutavad temaatikad saavad ka kuskil kaetud ja vajab siis eraldi arengukava. Selle kohaselt oli ka ettepanekuid ja oli siis ka ettepanek see praegu algatamise eelnõu ümber sõnastada, mida see linnavalitsus on ka teinud. Selle ettepaneku komisjoni 9 liidet toetab, tuli vastu ja sama ette arvutama suunati eelnõu. Aitäh, kas ettekandjal on küsimusi? Ei paista. Kas on sõnavõtusoove? Ei ole. Seega palun hääletame. Andke käega märku, kes toetab selle päevakorrapunkti vastuvõtmist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27. Kes on vastu? Erapooletuid? Ei ole. Sellega on päevakorrapunkt vastu võetud. See oli viimane päevakorrapunkt. Palun tutvumist ringi aeg. Aitäh, nii et järelikult viimane võimalus on lähemalt tutvuda praegu kohvitassi juures. Aga see oli meie tänane istung. Ilusat nädala jätku teile. Võtame siis mingi põhinevat lähme sellesse väiksesse. Kas sul on vaata nüüd selle ärgutuse tehase tuleb sihtasud siis ja seal on rihlane 2 kohta, siis üks on siis Ante Saugas või siis on juurde kas siin on paneme järgmine Okei,
tõuke